imastatud lavendli parfüümiga. Aivar imestas, mis kiri, see nii saladuslik, on see unes või on see ilmsi. Kirjas seisis, et külaline on saabumas, prohvet, preester ja kuningas, kõik ühest. Ja Aivar polnud üldsegi valmis, kui piinlik oleks külalist vastu võtta, oasis riidekappi tormas seda maid. Ja tuuseldas, nii et pilkud lendasid. Ta proovis ja otsis ja asjad lendasid. Et leida sobivat. Viimaks selga said riided, mis hästi tal passisid. Peab ütlema ausalt, ta nägi suurepärane välja. Aivar kiiresti kohendas esemeid toas. Ta tundis end olevat närvis. See arusaadav või mõelda, et ootas ta külalist keskkuninga soost. Ostis uksele koputus. Kui ta ukse avas, nägi ta tüdrukut seal. Ta nägi välja hale, vaene ja kodutu. Tere! Mida sina tahad? Õues on külm, nii külm, mul pole midagi selga panna. Mul ei ole kodu. Kuule, tead sa, mina ootan kuningat, suurt kuningat, sina ei ole kuningat, nii et mine minema. Aivar peegli ette kõndis ja veidi juukseid seal kohendas, sest iga hetk nüüd kohe tähtis külaline saabumas. Kuniks laulda tagatab, Aivar otsustas laulda. Ise mõtles, et ta küpsetamisoskus külalisel keele viib alla. Lõpuks taas kostis koputus, nii ootamatu, et ehmatas. Aivar kiiruga õhku viskas, veidi kaarda, et õhkkond oleks toas enam ja harda. Poiss oli uksel nii ootamatu, ta oli näljane, väsinud ja tundus kodutu. Kes sina oled? Keegi. Mis tähendab keegi? Kes sa oled? Mina olen kuningat. Mul oleks süüa vaja, kõht on tühi. Mul see kõik otsa. Mul ei ole mitte midagi. Mine minema. Aga mis seal laua peal on? Näed seal? Räägi. Kõik, mina olen kuningat, sina ära kuningas. Kuidas täna küll kõigi õhtute seas külalistega kohe üldse ei pea. Tuppa topivad mingid kodutud ja maiustusi ära süüa tahavad. Aivar õhu värskendaja võttis. Ning ukse suunas õhku sihtis, et vabaneda sellest haisust, mis tuppa oli jäänud kodutust poisist. Siis teed ta endale valas. Sest mõtles, ma parem rahunen, sest saabumas on külaline kuninglik. Möödunud vaid väike viiv, koputus taas kostab siis. Aivar ukse avab ruttu, ehmatusest ümber kukkus. Kiiresti end püsti ajas Aivar maast ja kohendas end siit ja sealt. Küsis lapse tõrjeda, et mitte öelda kurjal häälel. Kes sina oled? Sattusin just liiklusõnnetusse ja mul on nii paha. Mitte Aivar peale. Tead, mine minema. Kas ma telefoni võin kasutada? Telefoni?
mul ei ole telefoni, mina ootan kuningat, Tõtt. Kõik sündmused sel kaunil õhtul nii absurdselt tundusid. Aivar vaatas ukse poole, laps oli oksendanud vaibale. Tuba vaja puhtaks koristada, et kuningas võiks siseneda. Mis veel valesti võiks minna, nii ei saa ju lihtsalt olla. Kõik need lapsed hädalised, siis ei tea veel, kes ma olen. Tema kõrge ausus ise valis mind ju külastuseks. Ehmus Aivar, kui koputust kuulis, ettevaatlikult ukseni kõndis. Ukse avas ja vaatas pikalt. Silmi ei suutnud uskuda ikka. Sisenes keegi, kes teeröövli moodi. Endine vangrist, no mida veel tahta? Mida sina tahad? Ja sa pole ju kuningas, mine välja! Aivarit valdasid segased tunded. Peas keerlesid mitmed küsimused. Kõik, mis loodnud sellest õhtust, hakkasid vaikselt kaduma. Raske tunne hinge pressis. Kohtles neid lapsi ikka õigesti. Kas oli see vale, kahtlus hinges oli vali. Ja siis äkki ilmus ingel. Ilus sära valgeis riideis. Oi, ilus ingel! Ingel tuletas Aivarile meelde Jeesuse Kristuse sündimist. Petlemas loomalaudas, alandlikult sõime ees. Külalistest kõnelesid ja Jeesuse sõnumitest, et mida iganes sa teed ühele neist väikseimast, seda teed sa minule. Oma südame ülbuses mõistis nüüd Aivar, võlvili langes ja palvetas. Imeline meie issand, kuidas ta patud andestab. Meeles pea, et jõuluime, Jeesuse sünd oli imeline ja tema elu ning ta surm, see tõi lunastuse.